Hello, welcome, mina olen Helis ja mina olen Piret ja meie oleme Your Spiritual Mommy's podcast. Selle nädal episoodis jagame me väga isiklikke lugusid. Räägime seksuaalsest vägivallast, jälitamisest ja ahistamisest. Kui need teemad võivad olla sinu jaoks valusad või trigerdavad, siis võta see hetk enda jaoks ja otsusta, kas ja millal sa seda kuulata tahad. Kui tunned, et see võib olla raske, palun vaata või kuula seda koos kellegagi, keda usaldad, et see peaks olema üksi ja saaksid end turvaliselt tunda. Ma ei olnud kunagi seksinud. Mul ei tulnud isegi verd. Mitte midagi. Saad aru, ma ei saanud aru. Ja siis, kui sa lähed kooli ja sul on klassiõde mingi, et jaa, et ei olegi enam siit võtta. See on nagu mida võtta. Mis seal ikka riist oli nii väikene? Seal ei olnud mitte. Rodik! Hello, welcome! Mina olen Helis Ja mina olen Piret. ja meie oleme Your Spiritual Mommy's podcast. Nii, tänaseks teemaks on meil siis triggerid ja traumad. Suht raske teema, millest rääkida, sest let's be honest, triggerid ja traumad, paljud ei taha tunnistada seda endale. Isegi mitte meie. Jep, me oleme pidevalt triggeris ja kõike seda, nii et selles suhtes raske värk, no. Ja mõelge kas või selle peale, kas te üldse saate aru, mida tähendavad triggerid ja traumad. Jaa, sest et let's be honest, ma olen küsinud inimestelt, et mis on sinu traumad? Ja ma olen saanud vastuseks, et mul ei ole traumasid. Ja mul on sama, Kuigi sa tead, et neil on. Aga ei tunnista iseendale seda, et neil on traumad. Mul ei ole traumasid. Väga paljud kusjuures ütlevad, et mul ei ole traumasid. Aga mul ei ole samas on ka traumasid. see, et mulle tundub, et inimesed ei saa päris täpselt aru, mis asi see trauma on tegelikult. Jah. Et noh, minuga juhtus midagi halba, aga see on minevikus. Jaa. Aga inimesed ei saa aru, et see jääb. Jaa. Et no, arvatakse, et traumad tulevad ainult mega suurtest asjadest, mis on sinuga juhtud, näiteks täpselt, autoõnnetus, ma ei tea, tööõnnetused. Lähedase surm, Täpselt. mis on sulle väga-väga lähedane. Ma ei tea, sinu ema, isa, kõik sellised asjad. Tegelikult need ei ole ainukesed traumad. Absoluutselt mitte, sest et eriti traumasid ju tekib nagu lastel. Ja meil hakkab sealt tegelikult pihta. Ja need ei ole suured asjad, millest need tekivad. Need on väiksed asjad, need asjad, mis sa ütled. Need võivad olla täiesti selline X asi, nagu sa käid algklassides, sa õpid lugema, sa loed kogemata valesti ja terve klass naerab. Täpselt. Või sa loed ette esseed ja sul läheb meelest ära midagi. Ja jälle sulle naerdakse. Ja sul tekib trauma sellest. Minul oli kunagi, nüüd ma olen sellest üle saanud, aga minul näiteks kooliajast, põhikooli algklassidest ei see, et ma naersin nagu kõvaäärselt ja siis hetkel ma öelnud, et sa naerud nagu obuna. Oh my God. Ja peale seda ma lõpetasin kõvaäärselt naermise ja siis ma naersin reaalselt mingi niimoodi kogu aeg. Ja siis ongi, kui me toome siia, tänane teema ongi traumad ja triggerid, siis toome siia kohe nüüd selle mindblown on see, et kuidas mingisugune asi triggerdab sinu alla mässitud kuskile tagatubadesse ära lükatud traumat. Täpselt. Ja kõige hullem, ütlen päris ausalt, on siis, kui see trauma avaneb väga valel hetkel ja väga vales kohas. Ja sa satudki paanikasse ja sa satud ärevusse ja kõik need asjad ja sa nutadki paaniliselt ja sa ei saa mitte midagi sinna parata. Rahustagu kes sind tahes, rahustagu su iseennast, ükskõik kuidas sa ei rahune maha, sest et see lihtsalt tuli nii tugevalt tagasi. Muidugi ennem kui me täielikult deep dive'ime meie tänasesse teemasse, disclaimer! Ja nagu Disclaimer, Your Spiritual Mommy's podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt.
Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Ja nagu alati, me räägime oma kogemustest, Täpselt. oma tõekspidamistest, oma uskumustest, Täpselt. et kui kellelgi on teine arvamus, mingisugune teine vaatepunkt, mis iganes, you do you, nagu me alati ütleme, you do you, meie räägime enda asjadest. Jah, täpselt. Nii, trauma ei ole sündmus. Trauma on see, mis jäi kehasse, kui sul ei olnud turvalist väljapääsu. Trauma ei ole see, mis juhtus. Trauma on see, mis jäi rääkimata. Hüüumärgid. Trauma ei ole ainult vägivald, õnnetus või suur katastroof. See on see, mis me juba mainisime ka, aga see on hüüumärk. Et sa jätad selle meelde, et need ei ole ainult need kõige suuremad asjad, mis juhtusid. Trauma võib olla kõige pisem asi üldse. Et no, muidugi on ju ka neid momente, kus sul on, et sul on juhtunud väga suur trauma. No just nende eelnimetatud asjade läbi, vägivald, õnnetus või suur katastroof. Ja see trauma ületab teised traumad, mis sulle juba eelnevalt või need traumad, mis pärast seda tulevad. Aga see ei tähenda seda, et sul ikkagi ei ole traumasid. Ka need väiksemad traumad on traumad. Ja no tavaline on ka see, et su mälu ja ongi, me räägime egost, on ju kõik meie eelmist osad, on ju, nemad on see kaitserefleks. Miks toome siia natuke teadusliku poole ka mängu, on ju, nagu me alati teeme, kui on lõhestunud isiksuse häire. Ja mõelge korraks selle peale lõhestunud isiksuse. See on nagu see film, see Split. Ja, täpselt. Et sinuga juhtus midagi ja siis sinu aju, sinu ego ehitab sinna ümber täiesti teise inimese, teise olukorra, et minuga juhtunud see, aga temaga juhtus see. Täpselt. Ja siis on see, et siis juhtub jälle mingi trauma ja siis see läheb edasi ja läheb edasi, et on olemas inimesi, kellel on mingi 20-30 personality't näiteks. Et see on ka, see on nagu juba next level täiesti. Soovitan vaadata teil seda filmi Split. Kindlasti, me paneme siia selle pildi, et mida me päriselt nagu mõtleme. Ma vaatasin seda ja see on wild. Ja see kõnetas täiega kusjuures. Ja see ongi see, et traumadest, et inimesed teevad, kaasa arvatud nagu meie, et inimesed elavad kõik erinevat moodi seda traumat üle ja läbi. Tavaliselt on see, et vaib alla pühkimine. Seda pole olnud. Et ma ei tea, millest sa räägid, et sa nagu surud selle alla, sa unustad selle ära. Ma olen teinud seda. Ja sealt tulevad nendest traumadest tulevad edasi sõltuvused. Sõltuvused ja sealt traumadest tulevad edasi teised traumad. Teised väljaelamised, lõikumised, asjad, depressioon ja nii edasi. Söömishäired tegelikult. Taaskordselt jälle see enese elu hävitamine, sest et ei suudeta tulla välja sellest traumast. Mõtled, et see ei ole tegelikult midagi nii hullu. Aga tegelikult on see, et kui sa vaatad ise oma elu pealt, et mida sa teed hetkel, et kas sa tarbid liigselt alkoholi või sa teed muid mõnuaineid, et ja mõnuainet all ma isegi ei mõtle ainult vaid ma mõtlen ka ravimid, sest väga paljud inimesed on sõltuvuses ravimitest. Crazy. Nii, jätkame. Trauma on, kui sind ei kaitstud, kui sind ei usutud, kui sind ei kuuldud ega kuulatud, kui sa pidid liiga vara tugev olema, kui su tunded olid jutumärkides liiga palju või jutumärkides ebamugavad. Ja nüüd nagu jälle paus, tõmba see endale täiesti sisse, täiesti oma core'i, oma hinge, oma südamesse.
ja mõtle. kui wild see tegelikult on. Ja mõtle, kas sul on nendest eelnimetatud punktidest midagi, mis väga tugevalt kõnetab sinuga. Et kas sul on olnud need kõik, kas sul on olnud 1, 2, kas sul on olnud, ma ei tea, 3, 4, 1. Ja see on valus. Ja see on valus. Et enne ka, kui me seda hakkasime üldse tegema, siis minul oli väga suur vastupanu sellele teemale tegelikult. Ma tean, et seda tuleb rääkida, siis sellest ei räägita piisavalt. Aga see tõmbab ka endal nagu need haavad lahti, see haavatavus, mida me ka siin podcastis teeme kogu aeg, et ongi, miks see on, et need on meie kogemused, läbielamised, me võtame ennast täiesti alasti tegelikult siin podcastis. Või naked nagu porgand, noh. Jaa, täpselt. Pärast koorimist ma mõtlen. Et see on crazy tegelikult. Kui palju ka need toovad meil esile mingisuguseid peidetud asju, kuidas need meid trigerdavad tegelikult, kus need toovad pinnale mingeid asju, mingisuguseid aha-momente. No mu kõht valutab praegu, nii et super. Päikesepõlmik annab tunda juurtšakra ka natukene. Seksuaalsus. Ja seksuaaltšakra, kõik 3 jutti tšakrat. Sest et, eks kõigil ole vaata. No mis kõigil, ma ei räägi üleüldiselt, minul on mingid trauma või triggerid, mis tegelikult tulevad esile, vaata. Nagu ka selles suhtes, et ma olen tegelenud nendega või ma olen nagu tunnistanud neid traumasid ja ma olen tunnistanud neid triggereid, aga see ei tähenda, et sellest ei argne uut haru. Jaa, mis on väga hea tegelikult, sest et kuidas ma ütlen, inimesed arvavad, et näiteks kui ma seansse teen ja meil üritused, asjad, laagrid on ja siis inimesed arvavad, et nii, mul on trauma, ma tean, mis on, ma lahendan selle ära ja that's it. Ja kõik on ju. Tegelikult ei ole. Sa lahendad selle ära, aga sellel võib tulla veel. Harused, Et see avab sul veel midagi. No see on nagu Pandora laegas natukene. Et sul on see, et oletame, et sul oligi mis mul mingil hetkel, ma rääkisin Piretile ka nagu traumadest esile tuli, oli vägivald ei ole kunagi ohvri süü. Kui sinuga on juhtunud midagi, mida sa ei valinud, siis vastutus ei ole sinu kanda. Me näeme sind. Me seisame sinu kõrval. Me ei sea sinu kogemust kahtluse alla. Pole kedagi, kellele rääkida. Kirjuta meile. Me oleme olemas. Kõik see sellised nagu seksuaaltraumad või nagu mitte seksuaal, vaid ahistamistraumad. Et ma näiteks ma ei mäletanud isegi väga, see on taaskord, et kuidagi nagu alla surutud või nagu brushed off. Aga just see, et nagu, mis toimus sellel ajal, kui sa olid nagu siuke tiinekas. Et kõik siuksed üks kogemus näiteks, mis oli või trauma. See, et sa oled bussis sõbrannadega ja mingi suvaline mees läheb mööda ja tõmbab sul lihtsalt üle perse. Sa oled 13, sa oled laps. See, kui me oleme reisil perega ja hotellituppa helistab sulle retseptsioonist mingi mees ja ütleb, et ta tuleb su tuppa ja sa ütled, et sa oled 13 ja ta ütleb mingi, aga sa näed palju vanem välja. Nagu millest me räägime. Et need on jälle siuksed asjad, mis sa brushid off, sest sa mõtledki, et see on tegelikult mitte, nagu midagi ju ei juhtunud. Midagi ei juhtunud, ei tehtud midagi füüsiliselt minuga. Nagu ei väärkoheldud otseses mõttes. Aga nendest tulevad traumad täiskasvanu ikka, kus on see, et see algab sellest, et sulle ei meeldi, kui võõrad inimesed sulle vastu lähevad. Sulle ei meeldi ebamugavus, sulle ei meeldi eriti, kui mehed sulle vastu lähevad. Sulle ei meeldi, kui mehed siin puuduvad. Sa tunned ennast väga-väga ebamugavalt ja eriti on see, kui see puudutus on näiteks alaselja juurest, pepsi juurest, et see nagu väga ei meeldi sulle. Ja see ongi see, et kus sa oled juba, et aga miks see nii on? Ja sa hakkad tagasi mõtlema kõik need, ma ei tea, 10, 20, 30, 40 korrad, kui sul on tänava peal vilistatud, sa oled
ma ei tea, keegi on sind puutunud siis, kui sa ei ole tahtnud, et oleks sind puutunud. Et kõik need ja sellest ongi see, et see liigub edasi ja see tuleb ka välja suhetes. Suhted on need, mis eriti tegelikult trigerdavad. Need on need punktid. Kui su kutt ütleb sulle, tahad, sa ei taha üldse lähedust. Ja sa oled, no ma tahan ju tegelikult, ma tulen su juurde ja ma pakun sulle oma lähedust, aga sa ei paku seda piisavalt või mitte piisav ei ole isegi see õige sõna, aga sa saad ka ise aru, et kuidagi, et tegelikult sulle ju meeldib pakkuda seda lähedust selle inimesega, keda sa armastad ja sulle meeldib, kui tema tuleb su juurde, aga sul on mingit, aga seal on alati see aga. Ja see on taaskord, et need on meie kogemused, see on minu kogemus. Et siit me ütleme päriselt, kui sa oled suhtes, siis palun ava enda traumasid üksteisele partneriga, et su partner saaks aru, et miks sa mingil hetkel nii-öelda flipid ära, miks mingi asi siin nii hullusti trigerdab, miks sa lähed nii emotsionaalseks. Mulle on öeldud, et emotsionaalne on, et mis nüüd jälle juhtus, et sul on mingi imelik tuju, nokid jälle või et issa, miks sa niimoodi reageerid, ma ei öelnud ju mitte midagi halvasti või ma ei mõelnud midagi halvasti, miks su reaktsioon on nagu 0-100 ja siis ongi see, et asi ei ole sinus, selles inimeses, vaid asi on selles, et tema öeldu või mingi energia, mis seal taga oli, mida ta ütles või mida ta tegi, see triggerdas sinus mingisugust mälestust. Ja selle asemel, et hakata see nagu isiklikult ongi, mida me oleme rääkinud, on ju, palun vaadake meie episoode algusest peale, hakake poole pealt, ongi see sama, et sinu ego, sinu varjukülg, kõik hakkavad tõmblema. Aga selle asemel ongi see, et ei, sina ei võta isiklikult, su partner ei võta isiklikult. Ja su partner päriselt mõistab, et sa ei teinud, et see ei olnud rünnak minu suunas või rünnak sinu suunas, vaid okei, mu partneril midagi nüüd juhtus, midagi trigerdus, energia alla, nii, tahad sa rääkida, sest see on ka alati, palun, austage oma partnerit. Ära lenda sisse, ära hakka seal suskima selle fucking naaga, vaid nagu küsi oma partneri käest, kas sa tahad rääkida, kuidas ma aidata saan. Kindlasti minu soovitus on ikkagi, ja see on minu soovitus, on see, et ära jätta partnerit üksinda. Väga paljud nagu partnerid tegelikult kõnnivad ära. Aga ma ei soovita seda teha. Lihtsalt ole seal. Kui su partner ütleb, et ära räägi mitte midagi, siis sa lihtsalt istudki seal. Austa ja respekti seda, et ta ei taha rääkida. Aga see, et sa oled seal olemas, sa hoiad seda ruumi tegelikult. Et sa lihtsalt oled. Ma ei tea, lähed võtad ette ja lihtsalt istud ja sa lihtsalt chillite. Meie Elisega samamoodi. Meil on väga tihti, me räägime midagi ja siis on jälle nagu mingi flashback või midagi tuleb. Me võime jumala vabalt lihtsalt tuli praegu flashback. Ja, ma kadusin täiesti ära korraks, ma jäin sind lihtsalt täiesti vaatama ja mul tuli see flashback veel rääkides sellest, et see minu trauma siis mingid tundmatute meeste puudutused ja mingid siuksed asjad, eks ju. Mingid kõned hotelliruumi on see, kui me ka käisime perega reisil ja lihtsalt rääkisin mingi kutiga ja siis ma ei tea, ta hakkas mind oma hotellituppa kutsuma kogu aeg. Ja Koonas olid? See oli suht hiljutini isegi tegelikult, see oli mingi paar aastat tagasi äkki või, 2-3 aastat tagasi ja sattusin taga ühte lifti nagu. Ja siis me olime samal korrusel ja minu tuba oli ühel pool, tema tuba oli teisel pool ja me olime liftis koos. See oli kõige rõvedam ja ebamugavam situatsioon ever ja ma reaalselt mõtlesin, et mind lohistatakse ära nagu. Ja ma lihtsalt läksin niimoodi, ruttu ma läksin välja, ta oli nagu mingi, where are you going, come to my room. Ma mingi, fuck no, fuck to the no. Ja sellest järgmisel päeval, see ongi see, mis oli see, et kuna seal basseinide juures olid WC-d ka, siis ma ei julgenud sinna vetsu minna nagu. Sest ma mõtlesin, et ta tuleb mulle järgi, sest ta lihtsalt terve aeg lihtsalt vaatas mind, kuidas ma ujun või mida ma teen.
ja ma olengi mingi, oh my god, ma ei julge nagu pissile minna. Ja ühel hetkel nagu teda ja ta sõpra nagu ei olnud ja siis ma jooksin nagu vetsu. Ja siis mul oli ka seal ja ma olin mingi, fuck, ma olen üksinda vetsu seal nagu. Ja siis ma tegin ruttu oma häda ära ja siis ma jooksin välja ja siis õnneks seal oli veel nagu inimesi, aga ja nagu siuksed ja see on siuke, nagu mul tuli see nagu see tunne, kuidas sul nagu sul tõmbab seest täiesti õõnsaks, sest et sa ei tea, nagu ma ei ole nagu väike naine, ma olen nagu suht pikk ja nagu suurema kondi. Et võiks nagu tunda turvaliselt. Täpselt. Et võiks nagu tunda turvaliselt, et aga ei, mind on jälitatud, mingeid siukseid asju nagu lihtsalt see, et ma lähen koju bussist välja ja nagu jälitatakse nagu ja sa oled nagu mingi what the fuck, nagu sa isegi ei näe mu nägu, sa näed lihtsalt seda, et ma olen naine. Sest et sul ongi kapuutš on peas nagu ja lihtsalt inimene jälitab sind ja siis oled mingi, ma mõtlen üle. Ei, kui ta tuleb täpselt samadesse kohtadesse, kus sa tuled ja ta ei võta mitte midagi, aga sa haarad asju ja ta lihtsalt seisab seal. Nagu it is weird, no ma läksin poodi. Et ja sa mõtledki, et okei, et äkki minuga ma ei usu, et juhtub siukseid asju, aga tegelikult nagu ikka juhtub. Ja siit tulebki nüüd mängu see on ju, et mehed, kes te kuulate, pange nüüd oma fucking empaatia tööle ja mõelge ja proovige korraks tunnetada, mida me naistena igapäevaselt kogeme. Igapäevaselt. Ja ma ei räägi sellest, et füüsiliselt. Ma räägin ka sellest, et kui me lihtsalt oleme kuskil väljaspool kodu ja sa tunned meeste poolt neid rõvedaid pilke, mis riietavad sind fucking lahti ja sa tunned ka seda, peale selle, et ta lihtsalt riietab sind lahti, sa tunned ka seda, mida ta tahaks sinuga teha. Siis sorry, aga mida vittu toimub? Et ma olen suht palju nagu reisinud Euroopas ringi ja kõike ja ma ei käinud, kuna ma reisisin üksinda, ma ei käinud õhtuti väljas, kui mul just ei olnud a la hostelist keegi nagu kaasas. Ma mõtlen, kui me pidudele läksime või midagi, siis alati me läksime suht suure pundiga nagu, aga just see õhtul väljas üksinda käimine, sest et Eestis mul on juhtunud mingi weird stuff ja ma ei võtnud seda riski, sellepärast, et millegi-pärast minust jookseb läbi see, et osad meessoost-isikud arvavad, et tema tundub just see, kellel ma tahaks nagu, ma ei tea, jällitada või läheneda või juttu hakata rääkima või ja sa oledki, kui sa oled võõras riigis, how the hell, kuhu ma lähen? Seal on nii palju erinevaid kultuure koos. Ja see kuidagi nagu, ma juba ennetasin probleemi ennem seda, kui see probleem tekkis. Mitte ma ma käisin ikka väljas õhtuti ja niimoodi, vahest jäid nagu õhtu hilja peale või nii, ja ma ei tea, I'm here, on ju. Aga ikkagi see just et see pilkuda saamine. See on üks rõvedamaid asju, võtan päris ausalt. Ma olen läbi teinud seksuaalvägivalla ohvrite tugiisiku koolituse ja seal oli ka, kui meil käisid advokaadid asjad rääkima, siis need olid ka, et miks näiteks väga paljud ohvrid ei räägi. Isegi oma lähedastele ei räägi. Või politseile või lähe kiirabisse, haiglasse, politseisse, mida iganes on täpselt sama asi, et esiteks on see taas ohvristamine. Mis on üks kõige õudsemaid asju üldse, mida tehakse ühiskonnas. Ja teiseks, mis on see, et aga miks sa olid niimoodi riided? Mis on nagu... Sinu riietus andis signaali ja sa oled nagu, mida? Mis mõttes? Ma panen ennast riidesse enda pärast. Täpselt. Kui mul on seelik seljas, ma panen selle enda pärast. See ei ole signaal meestele. Tule mind. Kas mul on mingi silt siin üleval? Tule. Või et ma olen lihtsalt lihakänsakas. Tule tee minuga, mida sa tahad. Ja huvitavam on ka see, kui meil ka advokaadid asjad ütlesid, et tegelikult kui kõige suurem protsent naistest, keda
täiesti tavariietes. Näiteks teksades, mingi täiesti suvaline pusa seljas ja that's it. Nii et mida vittu me räägime siin? See on ka, seda ma olen ise ka lugenud igalt poolt jah, et üldjuhul on tehtud neid pilte sellest, et mis riided neil seljas olid, on täiesti tavaline T-särk, teksapüksid, täiesti tavalised riided. Et seal ei ole isegi see, et sul on mingi miniseilik või mis on see, miniseilik, väga okei. You do you. Eks siin on nagu see, et mehed, what the fuck is going on? Nagu ühiskonnas ka öeldakse, et kõik võivad kanda seda, mida nad tahavad, aga miks on niimoodi, et mehed võivad kanda, mida nad tahavad, aga naisi alati kritiseeritakse. Miks sa oled nii, miks sa kannad seda, miks sa räägid nii, miks sa käitud nii, kogu aeg on tõn ja sa oled nagu laske mul olla mina. Täpselt. Et miks on niimoodi, et öeldakse ühiskonnas, et ole sina ja siis kui sa oled sina, on probleem ja kui sa ei ole sina, on probleem. Mida te tahate? Et meile kui naistele on pandud väga suured kriteeriumid. Ja siin ongi nüüd see trigger point meestele ja ka naistele loomulikult, sest me ei ütle, et ainult mehed või ainult naised, me oleme naised ja mehed. Seal ongi nagu see hetk, et vaata endale otsa, miks see sind triggerdab. Täpselt. Kas see on sinu ebakindlus? Miks sul on see ebakindlus? Miks sind häirib, et su partner teeb seda, teist või kolmandat? Miks sind häirib see, kui su partner on tugev? Kui su partner on oma häälega? Miks see triggerdab sind? Ja nüüd kuula ja kuule. Ja. Nii. Trauma tekib hetkel, kui laps või täiskasvanu mõistab, ma olen sellega üksi. Ja? Nagu sa just eelnevalt ka mainisid seda. Ja sealt edasi on ka see, et ma olen sellega üksi ja see tunne ja see energia jääb sinu fucking kehasse. Et sa, jah. Ma olen sellega üksi. Sest ma ei saa seda kellelegi rääkida, ma ei julge seda kellelegi rääkida, mul pole kellele rääkida. Seal on see enesesüüdistus, et aga ma tegin midagi. Kui palju on ohvritel see, et mina tegin midagi. Kas ma ütlesin midagi liiga valesti või kas ma kuidagi käitusin või andsin signaali või nagu see käib see siin. Aga tegelikult ei, lihtsalt üks inimene otsustas, et that's the one. Ja kõige haigem on veel see, kui me räägime traumadest, triggeritest, on see, et autoriteetsetel kohtadel inimesed arvavad, et neil on õigus käituda nagu täielik asshole. Mis on juba next level, kui ongi need mingisugused firma bossid, asjad. See, kuidas nad käituvad oma assistentidega. Teem. Ma olen pärit väiksest kohast ja meil oli seal kehalise kasvatuse õpetaja ja tema oli selline, et meesterahvas ja siis me oleme seal tiinekad ja kõik ja kui oli mingisugused, kui sa viskad palli ja selline, et kuidas su keha pallimängud kuidas su keha peab olema, ta alati tuli oma kehaga sinu keha vastu. Ja siis tegi seda puusa nõksutust ka veel sinuga kaasa. Ta pani käed su puusade peale. Et kuidas su keha peab liikuma. Siis võttis sõlgades, kuidas õlad peavad liikuma. Siis kui sa tegid, ma ei tea, kuidas ta nimetatakse, kui oled nagu selili ja sa pead jalad üles tõstma ja teed vaata seda ratast või midagi. Siis ka, et ikka nagu paremini pead olema ja siis ta tuleb oma sõna otsimets ja sa tunned, kuidas tal on kõva. Ja sa oled seal nagu mida vittu. Ja siis ühel hetkel oli ka see, et kui meil oli, tüdrukutel ja poistel olid eraldi need riietusruumid ja meil oli ka nagu duširuum ja siis õpetaja lihtsalt tuleb ilma koputamata sisse.
ja sa oled juba selles eas, kus sul nagu rinnad vaata kasvavad ja sa käid pesus ja sa tunned ennast turvaliselt, kõik tüdrukud on koos ja siis lihtsalt õpetaja astub nagu suvalisel hetkel sisse ja sa oled nagu mingi mida. Ja siis meil oligi niimoodi, et ühel hetkel oli see, kus me rääkisime oma klassijuhatajale, mitte midagi ei toimunud, me rääkisime vanematele, mitte midagi ei toimunud, me rääkisime direktorile, mitte midagi ei toimunud ja ainuke asi, mis oli see, et esiteks väga paljud ei uskunud, et mis asja vaata. Ja siis teine, mis põhjendus oli või tähendab 2 nagu top põhjendust oli see, et esiteks, et see on nii väike koht ja me ei leia siia uut kehalist kasvatuse õpetajat, kuna see oli täielik maakoht, täielik pommiauk, sorry, not sorry. Ja teiseks oli see põhjendus, et aga õpetaja peabki niimoodi tegema. Kõva rikka olema. Ja siis oled seal tüdrukuna nagu, mida? Mis toimub? Ta on haige ju. Nagu, mis toimub? Ja jälle, mida me ühiskonnana teeme? Me tegelikult anname rohelise tule. Anname, jah. Jah, sa võidki seda teha. Kuhu me jõuame sellega? No, ja see samamoodi on ka see, et kui ma käisin keskkoolis, mul oli klassiõde. Ja siis ühel hetkel oli see, kus me olime klassi juures ja siis pidutsesime. Ja siin on nüüd minu haavatavus ja minu trauma ja trigger on ja oli see, kus vist ei ole isegi sulle rääkinud, kus oli siis mu klassiõde, tema elupartner, elukaaslane ja siis oli selle elukaaslase sõber, kes oli täiskasvanu 18+, mina olin tollel hetkel 16 äkki, 16-17. Ja siis me jõime seal, ikka nagu party. No see house party või see vaata. Ja siis hommiku, see oli neljapäeva õhtul ja siis reede hommiku märkan üles, läksime kooli ja meil oli kirjanduse tund ja meil olid, mäletate neid, et vaata kirju kirjutad. Sõbrannaga vaata, kirjutad niimoodi salaja vaata. Ja siis ühel hetkel mul klassiõde küsib mu käest, et kuule, et kuidas siis oli? Mul on nagu, et mis asi, kuidas oli? Siis ta mingi, et et seks. Mul on nagu, et mis? Mida? Ma olin jumala šokis ja me istusime veel nagu täpselt selle kirjandusõpetaja laua nagu lauas ja ma olin jumala nagu mida? Ja siis ma jooksin nagu tunnist välja vetsu nutma ja siis kui vahetund tuli, siis mul klassiõde ütles, et et sa ju seksisid. Ja kõige haigem on see, et mu klassiõde ja ta elukaaslane kuulsid teisest toast, kuidas ma karjusin, et palun lõpeta. Ja nad ei tulnud ja nad arvasid, et ma naudin. Nii et... Kus otsast on see, et palun lõpeta? Jaa, et jälle nagu need samad, et ka see, kui sa kuuled ja sa fucking tead, et midagi toimub, mida ei peaks toimuma. Ja ka sina annad rohelise tule sellele. Et samamoodi, et kui sa näed näiteks kuskil peol või midagi, et ma ei tea, kedagi nii-öelda lohistatakse kuskile teise tuppa ja sa näed, et see inimene ei ole adekvaatne või sa näed, et kuskil keegi paneb korgijooki ja sa oled lihtsalt seal. Olles ise saanud korgijooki. Ei näe, ei kuule ja siis sa oled nagu inimesed, kus on teie fucking empaatia? Olles ise saanud mingi korgijooki 3-4 korda, siis let's be honest, et mul on selles suhtes hästi lõppenud. Miks te nagu ei astu vahele? Miks te samamoodi annate rohelise tule? Ma olen ühe korra vahele astunud. On näinud. Mis on loogiline, sa astud vahele. Või samamoodi, mida me räägime, on ju, me ei räägi ainult ahistamisest, me räägime ka sellest, et kui sa oled näiteks väljas ja mingisugune tüüp on oma neiu peale agressiivne, togib või ma ei tea, solvab või mida iganes, siis mida teeb üle mingi 90% inimestest? Ma ei kuule, ma ei näe. Ma ei kuule mitte midagi nagu.
midagi ei toimu. Panen kõrvaklapid muusika kõvemaks või lihtsalt kõnnin mina. Mida vittu? Mis toimub? Kuhu me oleme jõudnud? Nagu mõelge palun selle peale, et okei, kui sul on suva teist inimest, mõtle palun selle peale, et kui see on su laps. Mulle meeldib alati tuua ka nartsidega seoses, nagu mis võib neil kohale jõuda. Näitena on see, kui sa ütled, aga kui sinu lapsega tehtaks või käitutaks nii, nagu sa käitud oma partneriga, siis palun mõelge natuke selle peale, et kui sa kuuled, et kedagi sa oled mingi, et ei, tal on hea olla, siis mõtle, kuidas seda tehakse sinu lapsega. Mida sa teeksid? Kas sa oleksid samamoodi nagu suva? Vahet ei ole. Tal on hea ju. Mõnus on olla ju. Nagu, ma ei saa. Sorry. I can't. Nagu, Oi, ma andsin enne lõuga jälle kutile, kes üritas. Ja kõige haigem on see, et ma ei olnud kunagi seksinud. Mul ei tundnud isegi verd. Mitte midagi. Saad aru, ma ei saanud aru. Ja siis, kui sa lähed kooli ja sul on klassiõde mingi, et jaa, et ei olegi enam siit, okei. Sa oled nagu mida vittu. Mis seal ikka riist oli nii väikene? Seal ei olnudki mitte midagi. Rodik! Nii, siin on ebamugav tõde. Su närvisüsteem ei hooli sellest, mitu raamatut sa oled lugenud. Kui teadlik sa oled, kui hästi sa oskad rääkida oma tunnetest. Kui süsteem tajub ohtu, siis ta võtab juhtimise üle. See on see reaktsioon. Ja. See on see, et mis juhtub kohe, et siin ongi, et inimesed arvavad ka, et mediteerin, loen raamatuid, raamatuid, eneseabiraamatuid, mida iganes. Et siis see kaob ära. Siis ma tervenen, nagu mu suvaps ei. Ja, sest raamat tuleb läbi minna. Ja see ongi kõige, nagu, millest me ka oleme siin nagu kõik need osad rääkinud, on see, et esiteks, kus sul hakkab tervenemine ja see on absoluutselt iga asjaga, trauma, triggerid, you name it. Sul tuleb esiteks öelda välja see kõvahäälselt. Minuga juhtus see see on kõige pealt, see on number 1. Sul tuleb endale vaadata otsa ja tunnistada. Jah, minuga juhtus see ja alles siis sa saad hakata sellega tegelema. Tegelikult. Jah, sest sa pead tunnistama ennem seda traumat ja see on päris valus too. See on väga valus. Ja siis, kui sul tuleb veel mingeid asju üles. Et näiteks minul tuli mingi paar aastat tagasi, mis on täiesti crazy, paar aastat tagasi, kuna ma olen lastekodu laps, ma olen 6. eluaastani olnud lastekodus, siis minul tuli alles paar aastat tagasi üles trauma, mida ma olen mäletanud. Ma isegi ei mäleta hetkel, mis oli see trigger, mis selle nii-öelda äratas. Aga kui ma olin lastekodus, siis ka lastekodus olid ka veel see, et olid nagu poisid ja tüdrukud koos. Seal ei olnud nagu seda, et on mingi tüdrukute tuba või poiste tuba või mida iganes. Ja siis olid need nagu need majakesed või mingisugused nagu sellised asjad, kus sa nagu saad vaata mängida, on ju? Mängumajad või? Jaa, mingid mängumajad, sellised nagu suuremad, vaata, mitte need nukumajad. Ja ma mäletan seda, kuidas ma olin seeliku või kleidiga. Keegi suurematest poistest oli tõstnud mu laua peale ja oli öelnud tantsi. See oli see, kuidas nad olid nagu puudutanud mu jalgu. Ja see on nagu minu jaoks üks neid asju, kus, et kui ma ei tea, miks ma hästi palju nagu olen tegelikult ka see, et ma hoian jalgadest. Videodes on ka näha, et ma mega palju nagu hoian käsi jalgade peal, on see kaitse, see refleks, vaata, ära näpi mind. Et see on jälle nagu mingi paar aastat tagasi lihtsalt tuli kuskil. Ja see oli wild, sellepärast tollen hetkel ma olin üksinda, seda ma mäletan, ma olin üksinda, kui see mälestus tuli. Ja siis sa lihtsalt nutad ja sul on nagu mingi, ja siis hakkab mälu või see aju hakkab tegema seda kaitserefleksi. Ei, see on vale mälestus. Ja hakkab see pihta, ei, seda pole olnud, sa mäletad valesti, sa mõtlesid praegu üle, see on kuskilt filmist, sa hakkad leidma neid põhjendusi, et ei, see tegelikult ei ole juhtunud.
sa ei tunnista, see ongi seesama, et sul on vaja tunnistada. Ja siis sa lihtsalt oled selle sees ja sa oled nagu mida. Ja siis hakkad sellega nagu tegelema ja siis sul on mingi selline pikk nimekiri. Pikk fucking nimekiri, millega sul on vaja tegeleda ja siis sinna tuleb veel juurde midagi ja sa oled nagu mingi vau. Mida? Kui sa tunned ohtu, siis sa ütled asju, mida sa ei mõtle. Sa tõmbud ära, kuigi tahad lähedust. Sa ründad, kuigi kardad. Sa tardud, kuigi tahaks karjuda. See ei ole iseloom, see on ellujäämine. Ja jälle lase see kõik endasse. Ongi seesama, sa reageerid üle. Sinu reaktsioon kohe, sa lähed nagu nugade peale. Sa võtad isiklikult, sa hakkad kohe ründama, sa hakkad ennast kaitsma, kõik see teema või siis see, et sa eemaldud. Minul on see, kusjuures ma eemaldun. Ma lähen nagu lukku ära vaata. Issa, ma pean mõtlema natuke, sest et mis mul on, sest et nagu ma lähen ka lukku pigem. Aga samas mul on see, et ma võin ka minna mega agressiivseks. Ma hakkan nagu kaitsma seda, ma võin veitsa laamendada, let's be honest. See on sest, et see on see nagu see, kuidagi see tuleb nagu nii ülesse, et üldjuhul ma tardun, aga on olnud situatsioone, kus ma lähen päriselt agressiivseks ka veits nagu. Seal oleneb jälle nagu olukorrast, asjast, inimesest, situatsioonist, kus sa oled, kellega sa oled. Ja mul on ka pigem on see, et ma eemaldun või ma lähen lukku või ma lähen kaitsesse. Sest et mul on... Või mul on see, et nagu ma tahan, et sa hoiaks mind. Ma näiteks nutan, ma tahan, et sa hoiad, ma sisimas tahan seda. Ja sina oled ka vaata mitu korda on see mingi, et Pirks, kas tahad ma hoian ja ma nagu ei. Samas ma olen see, Ma sain aru sellest, jah, siin just üks päev oli see teema ja siis ma lihtsalt läksin ja sa olid nagu mingi. Ja siis ma sain aru, ma olin mingi kui sa ütled ei, siis see tähendab selle asja puhul muidugi. Jah, see asi. Aga see on see jälle see sinu see punkt, vaata, kus sa ei taha nagu tunnistada või nagu sa ei taha nagu nagu öelda seda välja, mida sa tegelikult mõtled. Jaa, täpselt. Ma olen selle ära õppinud, et Pirksil on neid kohti päris palju. Aga samas mul on endal samamoodi. Ma ütlen ei, aga Pirks teab tegelikult, et nagu see on hea vaata. Ja siis ongi hea, kui su elus on selline. Et nagu see on see kuidagi telepaatiline see vaata. Jah, sest me ei pea isegi midagi ütlema, juba teame, mis me mõtleme või mis meil on. No palju meil on siin podcastis. Või me vaatame lihtsalt otsa üksteisele. Või me ütleme siit podcastist on ka nagu läbi tulnud, et me ütleme ühel ja samal ajal midagi. Trigger ei ole probleem, sinu vastupanu sellele on. Trigger on hetk, kus olevik kohtub minevikuga ja keha ei tee vahet. Ja siin on see, kus me rääkisime keha, meel ja vaim, vaadata seda videot. Keha ei saa aru, kas see oli minevikus, on see praegu, on see tulevikus. Keha lihtsalt tunneb ja ta on hetkes. Ta on selles olevikus. Partneri vaikimine ei ole lihtsalt vaikimine. See on kunagine mahajäetus. Tagasiside ei ole lihtsalt sõnad. See on häbi, mis kunagi ei saanud lohutust. Ja minul on kohe selle mahajäetustundega on see, et eriti just nagu siis, kuidas ma ütlen siis, armastussuhtes oleva partneriga on see, et kui on mingisugune tüli või on konflikt ja kui teisel inimesel on see muster, et ta nagu läheb ära, siis mul on paanika. Mul on kohe see paanika, mind jäeti maha. Mul on ka see mahajäetuse tunne millegi pärast. See on minu trigger, mis on kohe, et oh my god, et ta jättis maha või praegu nagu peale nirgidega suhteid, siis ütleme niimoodi, on see, et minu muster ja minu trauma on see, et kui on mingisugune konflikt, siis ei ole olemas väikseid konflikte, väikseid tülisid, vaid on suured katastroofilised tülid ja konfliktid.
ja siis, kui on Mr. T-ga nagu eriti on see, et me nagu arutame midagi, räägime midagi, siis ta nagu, ta hoiab ruumi ja ma olen nagu mingi, et ma arvasin, et me oleme nagu tülis või et see on midagi nagu, et nagu midagi suurt, et tegelikult on see, kus ta nagu ütlebki, et ei, me lihtsalt arutasime. See on arutelu, jaa. Et kõik on hästi ja siis ma olen nagu mingi, et niimoodi saab ka. Vahest ikka, kui sa seisad oma asja eest ja ta seisab oma asja eest, siis tekib see, kus tundub, et see on tüli, aga tegelikult see on arutelu. Jaa, see ongi nagu trauma minus ja see trigger minus on kohe, et kui on nüüd see, et minul on üks arusaam, tal on teine, siis see automaatselt minu jaoks on see, et oh my god, meil on tüli. Aga ma olengi nagu õppinud ka nagu avama seda, et ma arvasin, et me oleme nagu tülis või et nagu, et midagi nagu jõhkrat on ja siis inimene ütleb, Mr. D ütleb mulle, et ei, et me ju arutasime. Jah, see on lihtsalt arutelu. Ja siis on nagu, et on see healthy arutlus ja ma olen mingi, ja see ongi see, et su närvisüsteem ei saa aru. Ta läheb ennem triggerisse ja sellesse traumasse. Tal on nagu kohe nii, sinul on üks arusaam, teisel inimesel on teine arusaam kohe kaitsesse. Sa ei ole liiga tundlik, sa oled tõenäoliselt õppinud varakult teisi lugema. Olnud keskkonnas, kus pidid kohanema, jäänud ilma turvalisest peegeldusest. Ülitundlikkus ei teki tühjalt kohalt. See on nüüd see, kus ma olen enam kui kindel, et väga paljud tunnevad ennast ära. Ja selle õppinud varakult teisi lugema. That's it hard, jah. Et kuidagi arvestama juba seda sammu ennem, kui see isegi on veel juhtunud, et sa juba loed selle inimese kuidagi kehakeelest, näoilmest, kõigest, energiast, vaibist ära, et oh god, et siin tuleb nagu tüli, isegi kui see juhtu kohe, see juhtub peagi, et sa tunned ära selle ja kõik ja see ka see keskkond, kus pidid kohanema. Juba varakult, et näiteks on see sama, et toome siia nüüd selle ilusa näite on ju, et kui sa lapsena pidid juba saama täiskasvanud, mis on väga paljudel lastel. Nad ei ole saanud olla lapsed. Neil ongi juba varakust. Kohe juba vastutamine, ise toimetamine, nagu üle toimetamine. Et nad ei saa olla lapsed. Ka see on nagu see kohanemise mis nagu võtab ära selle lapsepõlve tegelikult. Aga lastel peaks olema ikkagi lapsepõlv. Ja nagu nautima seda. Nii, lähedased ei trigerda sind juhuslikult. Kõige rohkem trigerdavad need, kelle lähedust sa päriselt vajad, kelle kaotus teeb haiget, kelle heakskiit loeb. See põhjus, miks paaris suhted on rasked, lapse vanemaks olemine raputab, teraapia töötab, trauma sündis suhtes. Ja ilma suheteta ei parane midagi. Let that sink in. Et samamoodi sa näed väga, ongi see, mida me oleme ka eelnevates osades rääkinud, paarisuhted, vahet ei ole sõprussuhted, armastussuhted, mis iganes. Need trigerdavad ja toovad traumisid kõige rohkem pinnale. Ehk seal ongi see, et kui sa ei taha endaga tegeleda, ole üksinda. Päriselt ka, ole üksinda. Sellepärast, et siis ei trigerda sind mitte keegi ega mitte miski. Ma olen single too. Ma vist ei taha asjadega tegeleda või? Ei, aga sul on teised inimesed kõrval. True, Sul olen mina. Mind on päris palju trigerdatud siin viimase 3 kuu jooksul, nii et... Seal ongi, et kui sa lähed suhtesse, mida me oleme ka siin eelnevas osades rääkinud, ole valmis selleks. Et need kallurid tulevad ja lihtsalt valavad sulle seda jama. Ja siis sul ongi, et okei, et kas me teeme selle koos läbi. See on see beep, motherfucker, I'm here. Deal with this shit now. Täpselt.
Nii. Ja samamoodi ka see, et kui sa oled lapsevanem, ohi, kuidas su lapsed trigerdavad. Sa näed neis nii palju ära neid enda osi tegelikult. Näeb küll, jah. Mina olengi see suur trigger meie peres just. Kellele on kasulik, et sa end süüdistad, kui sa ütled jutumärkides, ma olen liiga emotsionaalne, ma pean end parandama, minuga on midagi valesti, siis sa väldid üht palju ohtlikumat tunnet, viha selle vastu, mis sinuga tegelikult juhtus. Ja no see on üks põhjusest ka, miks minul tuleb viha mega kiiresti, et Pirks on nagu näinud ka seda, et kui ollakse ebaõiglane või ülekohtune kellegi suhtes, kes on kas elanud läbi trauma või valetatakse kellegi suhtes, kui see tegelikult ei ole tõsi. See on see, kus minu viha, mu raev, see on see koht, kus minul tuleb see, et ma lähen täieliku kaitsesse ja ma olen nagu freaking ema lõvi, ma ei tea, karu, kes iganes ja ma lähen sõtta. Meil on battle cry. We go. Nagu see on tõsiselt, see on üks väga suur minu triggerkoht. On ülekohtuks olemine. Et kui keegi on ülekohtunud teise inimese suhtes, sa oled näinud seda nagu. See on nagu see red flag pullile vaata tegelikult. See on see, et you're poking the fucking sleeping bear nagu. Sest et see on kus mul nagu mu näoilme muutub, nagu sa näed mu silmadest ära, et there is nothing else kui ainult raev ja viha. Ja see on hästi huvitav, et eelmises osas ka me rääkisime, et nagu ühiskonnas ka, et see raev ja viha on nagu mingi ära ole ja nunnu, onja. Mina arvasin veel mingi äkki kuu tagasi et minus ma ei ole väga vihane inimene. Ja päriselt, ma arvasin, et okei, et ma olen nagu vihane, aga mul ei ole nagu seda next level, seda raevu. Ja ma läheks ja punch in the face kedagi. Aga arvestades seda, mis nagu praegu toimub, siis mina päriselt olen avastanud praegu, et fuck, minus on raev. Me oleme kaks väga vihast inimest. Väga raevukat naist. Ja see ongi see, et sa tunnistad seda endale. Ja need ongi... Ja sa nagu elad ka seda välja, et see ongi see, kui kõik need traumad, mis sinuga on juhtunud, ole vihane. Sul on õigus olla vihane. Sest, et ma ei tea, minu puhul toimub see, et kui ma vihastun või ma raevutsen veitsa, siis asjad hakkavad liikuma nagu, Ja me nägime seda kusjuures üleeile, kui me mõlemad lihtsalt saime vihaseks. Ja asjad olid tehtud. Lahendatud, tehtud, punkt, finito. Et minul on nagu see raevu ja üldse see viha, mis on minu nagu trigger point, on samamoodi see ebaõiglus ja kõik see teema ja on see, mis puudutab minu siseringi või minu lapsi. Seal on mul päriselt nagu, ma ei tea, hoia mind tagasi või... Mamma laienne. Sest mul on täpselt see sama et... Või siis ka mitte nagu teiste suhtes, vaid ka see on minu trigger point tegelikult, kui minu kohta räägitakse midagi, mis ei ole tõsi, sest teine inimene tahab saada mingit oma agendat sealt, kas saada kellegilt mingisugust, ma ei tea, et ta on mingi ohvrimentaliteedis ja tahab, et talle tuntakse kaasa või tahab ilustada midagi või mida iganes. See on minu jaoks ka trigger point, nagu mida vittu sa teed. See on ma olen ise kogenud seda ja ma olen kuulnud, et kuidas tehakse seda, et tehakse, maalitakse endast nagu see inglipilt umbes, aga siis tegelikult on see, kes on ise seda paska kõige teinud ja sa maalid teise inimese selleks, mida sina oled teinud. Ja sa ütled, et tema on teinud kõiki asju, kuigi sa oled olnud tegelikult sina. What the fuck nagu?
et nagu what's the point behind this on tegelikult küsimus. Sellega ongi see, et see tuleb välja. Ja siis kõige haigem ongi see, et kui see tulebki välja ja siis sa oled seal mingi, et sa tead, aga tema ei tea. Ja siis sa lihtsalt nagu, ja siis sa mängidki kaasa tema mängu. We move in the shadows. Nagu on üks väga lahe YouTuber Charlotte Tobre, kes ütleb, et we move in the shadows. Tervenemine ei ole rahulik protsess. Kui keegi lubab sulle, et paranemine on kerge, et piisab affirmatsioonidest, et positiivne mõtlemine lahendab trauma, siis shocker, ta valetab. Mis on mind blown. Sest väga paljud oma tööga seoses seansid asjad, ma olen kuulnud inimestelt, kus neile on öeldud, et selline 1-2 korda ja asi on lahendatud. Ja ma olen seal mingi, mida? 1-2 korda ja asi on lahendatud. Kuidas? Kas keegi lahendab? Ja see on ka veel üks asi, mis ka nagu palun kuulge ja kuulake. Teine inimene, abistaja, ma räägin psühholoogidest siin tavamaailmas, terapeudid, kogemusnõustajad, mida iganes, spirituaalmaailmas, nõiad, sensitiivid, tervendajad, šamaanid, you fucking name it. Nemad ei lahenda sinu eest asju ära. Täpselt. Nad võivad suunata. Me võime suunata, me võime anda sulle tööriistad, ma saan olla seal, ma hoian sind, ma lähen sinuga koos sellest asjast läbi. Aga mina ei tervenda sind, sina tervendad ennast. Mis on väga vale jälle, sest et oma töös ka inimesed arvavad, et teine teeb mind terveks. No see on ju täpselt see, et tegelikult kui sa käid ka ju arsti juures, sa lähed arsti juurde probleemiga, sul on probleem, ükskõik mis probleem on. Sa lähed arsti juurde, see arst ise ei tee sind ju terveks, ta annab sulle abivahendid, läbi mille sa parandad, tervendad oma enda keha. Olgu need siis ravimid, ma ei tea, füsioteraapia, mis iganes. Aga see ongi see, et ta annab sulle abivahendid, mida sa pead kasutama selleks, et su keha oleks terve või saaks terveks. Aga miks on siis niimoodi, et kui see käib psühholoogilise koha pealt, on see, et inimesed arvavad, et see on, kui sa lähed siis, ma ei tea, šamaani, ma ei tea, psühholoogi, kelle iganes juurde, et siis nemad on 100% need inimesed, kes teevad niimoodi and you're healed. Et miks see käib ainult, et oma keha eest sa saad abivahendid ja sa oskad neid kasutada, aga kui käib psühholoogilise osapoolt, siis sa lihtsalt unustad ära selle fakti, et ma pean ülejäänud asju ise tegema, ma pean neid tööriistu kasutama. Siis on loomulikult veel jälle see sama vastutus, et sa käid näiteks teraapias, on ju, ja siis sa mõtled, et ta ei aita mind. Mul ei lähe midagi paremaks. Ja siis sa oled nagu seal nagu, mida? Ta annab sulle tööriistad, ta annab sulle harjutused, mida sina saad teha, et ennast tervendada. Et jälle nagu, ja sa annad selle vastutuse ära ja sa lähed sinna ohvrimentaliteeti uuesti tagasi. Ja siis sa oledki, et ma ei usu seda asja või ma ei tea. Sa ei usu seda asja sellepärast, et sa arvad, et see ei toiminud. Sellepärast, et sul anti tööriistad, mida sa ignoreerisid. Ja siis sa tembeldad kõik ühte patta, et see ei toimi. Teised on süüdi, sellepärast, et aga kui sa ise arsti juurde lähed, siis millegipärast maagiliselt oskame me kõik neid tööriistu kasutada. Aitäh, et kuulasite meid. See osa läheb 2-osaliseks. Täpselt. Ma tean, see lõppes väga abruptly kõike seda, aga see on sellepärast, et nagu Pirks just ütles, seal tuleb ka teine osa. Kuna see teema on väga mahukas, siis paraku me ei soovi mingi 3-tunnist videot panna siia,
ehk siis, kuna tuleb välja, et me väga tahtsime selle teema juurde täna tulla, kuigi me tegelikult alguses üldse ei tahtnud tulla, siis likeige, subscribe'ige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis, Your Spiritual Mommy's podcast ja kuulake ikka Spotify'st. Also pange meile 5 tähte, sest see aitab jõuda meil inimesteni, kes meid ei ole veel avastanud. Ja thank you for the support. Te olete kõik väga nunnud. Ma tean, see teema on päris raske. See teema on raske nii meile kui ka kindlasti teile. Et kui te tunnete ennast trigerdatult või midagi, siis olge nii armsad, võtke ühendust. No triggerid või tulevad mingid traumad üles ja te tunnete, et teil oleks vaja rääkida. Meie oleme olemas. Tingimusteta, alati olemas. Võtke ühendust oma inimesega, kellega te tunnete ennast kõige seifimalt. Sest et siuksed asjad võivad tulla täpselt niimoodi ülesse. Nii et veel kord aitäh teile. Bye!